smuuti jaoks vaja? Korralik blender, kaks kiivit, üks avokaado, natuke imberit, pool mangot, kaks banaani, alpropiima, poolveerand apelsini, natuke spinatit, kaks pirni. Solo te dejo, solo te deseo. Mira Sofia, sin tu mirada. No tere vaatajad, jälgijad ja subscriberid. Mõtlesin siis teha video. Pole ammu videot teinud, aga smuuti õpetus. Kuidas teha head smuuti? Esimeseks paneme spinati. Spinat on väga tervislik toode, nii et soovitan spinati. Esimeseks tuleb see ära pesta. Ja kui me oleme ta ära pestnud, siis saame talle panna smuuti sisse. Sellepärast, et kui ta ei ole ära pestud, siis kõik need asjad, kemikaalid jäävad sinna peale ja see ei ole üldse hea. Nii et võtame noa, nuga on siin ja teeme karbi lahti. Oleme umbes nii palju. Ja peseme ära. Nii, kui need on pestud, siis pane need enda blendrisse. Vaid veidi liiga palju. Umbes nii palju. Ja võtame uue asja. Järgmiseks näiteks avokaado. Avokaado sobib väga hästi, paneme avokaado. Peseme ära enne. Niimoodi. Et smuuti tegemine, see on selline tore tegevus, minule isiklikult smuutid väga maitsevad. Ja need on ka väga tervislikud. Soovitan süüa neid ja juua. Et olla tervislik ja seda tervislikumalt sa toitud, seda vähem on sul ka terviseprobleeme. Ja kindlasti minul on see, et ma nagu ei pane smuutidesse suhkrut. Mulle see ei meeldi, et vahest mett panen, aga mingit suhkrut kohe kindlasti mitte.
ja see lihtsalt näppudega koori ära. Koor on suhteliselt kõva. Pole hullu. Veits on selline ilane, aga muidu täitsa hea. Tervislik. Siin sees on kivi. See siis võtke ära. Ja viske see sisse. Ma arvan, et ühest täiesti piisab. Kui sa oled muidugi avokaado fänn, siis pane 2 või 3 isegi. Sest et ega ta väga maitset ei jäta, aga tervislikkuse jätab ikka. Nii et soovitan panna. Ja peske käed ära, kuna avokaado määrib väga käsi. Et siis soovitan käed ära pesta. Ehmatus, see kork tegi päeva imelik ka, et see ehmatus pool surnuks. Nii, järgmiseks võtame kivid. Kui kivid on pehmed ja väga head, siis soovitan kivisid ka kohe ohtralt panna. Mina panen 2. Kuna nad on tõesti väga pehmed. Nii. Ja võtan 2 sellist tavalist kivit. Võtan teile tavalised kivid ja sobivad väga hästi smuuti sisse. Ja need on väga pehmed, nii et pane julgelt muidugi. Vaatame, et nad oleks pehmed, muidu ei jää kiivi hea. Ja näitan, kuidas siit ära võtta. Ja pistke see blendrisse. Ja niimoodi tegelikult smuutid valmivadki ja väga tervis isiklikult jah. Meeldib väga smuutisid teha. Need tärked siis jõuad. Aga kooli niimoodi õppimise kõrvale on smuuti. Paned selle koolikotti ja tunni ajal jood ära. Ja siis vahetunnis on söömine, sa võib-olla ei tahagi süüa. Sest smuuti täidab väga kõhtu. Jah, kass. Nõustus minuga, et smuutid täidavad väga hästi kõhtu. Smuutisid tuleb teha hästi rahulikult ja kiiruga ja vihases meeleolus. Muidu ei tule smuutid head, sest pärast oled vihane. Tavaliselt teed smuutit hea meelega ja siis, kui sul aega on selle jaoks. Paljudel ei ole aega, aga minul on seda aega küllalt. Jällegi võid käed ära pesta, mulle meeldib, kui käed veits puhutad. Nii, ja kuivata ära nad. Niimoodi. Ja, järgmine asi. Mida võiks panna? Näiteks banaana. Banaanad on meil sellised väiksed. Nii panen kohe 2 banaanat. Nii, minul on sellised väiksed
banaanad, nii et palun 2 tükki. kui sul on suured banaanid, siis pane 1. oleneb jällegi, kui palju sulle banaanid maitsevad ja kui palju sa neid smuutisest tahad. kõik oleneb, mida sa tahad sinna panna. võib-olla sul hoopis mingi avokaado või midagi maitseb, sellest ta paneb. aga avokaado ei jäta maitset, nii et avokaadot võib ikka panna. ja pange need siis smuuti blendrisse. Veestan veidi katki, veestan osa ära. Jätma katki, midagi juhtub. Niimoodi. ja võtan siit väikse ava ja teen koore lahti. hästi väike banaan, nii et kuna ma lõikasin ära, seal oli mingi must auk. või mitte must auk, vaid siit näete ka, et mingi asi. aga noh, nii nende välismaa banaanidega on. ta on ju veokit ja siin edasi, et noh. Eestisse tulevad, siis võib-olla ei ole kõige korras. kui sa elad kuskil välismaal, soojal maal, siis otse võtab puu otsast banaane ülipehmed ja sellised mõnusad, et noh, nendega smuutit teha on nagu ime, on ju. ülihea. ja ma tegin porgul, seal ostsime kohalikku arbuusi, hästi pehme ja mõnus oli. soovitan kohalikku kraami. Eestis samuti just maasikad hästi head on ju. nii, ma võtan külmkapist maasikad välja. nii, kui ma kirjutasin ka, et kasutame marju, siis mina kasutan Marjamaa talu marju. et selline suur komplekt häid marju. ja maasikateks, kuna talv on praegu, siis kasutan kohe maasikaid, kellel on kodus juba hoidised, noh maasikahoidised olemas, siis kasutan enda omi ja mul ei olnud, võtsin siis poest. ma panen nad jahtuma, veidi hiljaks jäin, aga no pole hullu. ja võtame järgmiseks pirnid. paneme järgmiseks pirnid. ma panen 2 pirni. ja 2 sellist pirni. pesen natuke ära, võtkan otsad ära ja ei koorin, seepärast et koor, see on kõige väärtuslikum. ja panen smuuti sisse. ja jätkus. nii. ja järgmiseks panen pool apelsini. kuule, kas
tegemine käib siin. Nüüd koht võeti ära, nii ja pool tähendab siis seda, see ei ole pool, see on poolveerand niimoodi. Ja need otsad söölis pärast ära. Muidu jääb see apelsin liiga tugevalt ja see ei tee kellelegi head. Ei ole vaja, et ta nii tugevalt jääb. Nii et paneme pool veel proovida. Seda siis kätte saada. Niimoodi. Jep. Apelsinist aitab. Järgmiseks panen mango. Ja seda lõikan ka niimoodi parajalt. Niimoodi. Selle mango lõikamine on suur tegu. Mango jääb muidu väga hästi. Smuuti sisse. Ja mangost aitab. Muidugi kui sa oled mango fänn, siis võid panna rohkem, aga ei soovita isiklikult väga palju ka panna. Järgmiseks väike törts. Paneme väike törts. Ja friimime ta siis. Niimoodi. Taldrik ja see tuleb ära lendida. Nii, aitab ka. Ja see tuleb lihtsalt lusikaga küljest ära võtta. Ja panna blendrisse. Siit see ei tahagi väga ära tulla. No ma teen siis veidi veel. Niimoodi. Lasin vedelikka. Selle saab ka panna. Nii, järgmiseks paneme natuke marju.
on Mario oma marjad. Ma olen neid juba pannud siin ühes Mario. Et neid siis saab võib panna. Nii, aitab ka. Et sellised väga hea soovitan selle suure komplekti Mario võtta. Ja järgmiseks maasikad. Maasikaid võid ka panna julgelt. Maasikatest praegu aitab. Ja järgmiseks panena blenderdama. Kaamera. Minul on selline tügev blender ja on hästi võimas, tal on 1000 vatti võimsust. Väga selline korralik multiblender. Ma vaatan, äkki ma saan teid kuidagi panna. Ja lase umbes 1-2 minutit blenderdada. Piim tuleb panna ka. Mina kasutan sellist piima. Niimoodi. Ja pane blenderdama. Nad ootavad vaid, kui me jõuame sinna. Aeg, millest unistad, talvel on viimaks nüüd käes ja suvedes soojad on päev.